Tervist, ma olen Illar Kohv Viinavalt ja täna on laupäev, 3. oktoober aastal 2020 ja kuna on ilmunud ka selle kuu ajakirjad, müstilised lood, lemmik ja saatussaladused ja eile ilmus ka 4 Teataja jälle, et siis ma teeksin ülevaate nendest väljaannetest oma lugudest. Niisiis, alustame siis ajakirjaga Müstilised lood, oktoober. Nii, siin on esikaanel, siis jälle esikaane lugu on Alan Tuurierist, jälle see on minu intervjuu, siis on Annes Vanaküla, et koroona tuli selleks, et jääda. Ja siis vaatame ka siin nii lähemalt, et Alan Tuurier, et ma võin olla talisman või needus, et Alan ei tituleeri ennast mitte millekski ega kellekski, aga inimesed näevad ja tunnevad ta ära. Nii et siin on sellest palju huvitavat lugemist ja on päris pikk intervjuu ka. Vot nii, ja siin on siis teine intervjuu on siis minult, et maakannes Vanaküla, et koroona tuli selleks, et jääda. Et maakannes Vanaküla vaatab minevikku, selgitab olevikku ja heidab pilguga tulevikku, et mida ta seal näeb, selgub loost. Niimoodi. Ja kolmas lugu on minult naisräppar Grete Mariest, et ma usun, et on taevas ja põrg, nii et Grete Maria on eelkõige nagu tuntuks saanud eestlaste kolmnurgast sõnaga. Ja Grete Maria ütleb, et ja ufod on reaalsed ning varsti tulemas, aga tasub ära märkida, et need on maskeerunud teemonid. Nii et saate ka seda lugeda. Nii, nüüd võtaks ajakirja Lemmik ette. Oktoobriga ajakirjas Lemmik on minu intervjuu poliitiku ja Pärnu linnavolikogu esimehe Andrei Korobeinikuga. Et Andrei Korobeinik eelistab reisiva elustiili pärast kasse. Poliitik Andrei Korobeinik kinnitab, et talle meeldivad väga nii kassid kui ka koerad, aga kassid sobivad praegu tema eluviisiga paremini. Nii et siin leheküljel 9 ajakirjas Lemmik on siis Andrei Korobeinik. Ja nüüd teeks ülevaate siis 2. oktoobri 4 Teatajast, et Aavo Piht on elus, selgeltnägijad räägivad, mis Estonial toimus. Ja siin on minu küsitlus nende ees, kes merel. Et siis vastavad siis Heino-Mart Laisk, Viktoria Petlem, Mari-Liis Pae, Liina Velsker, Toomas Arija ja Ilona Kaldre. Aga kõige paremini vastab minu arvates Toomas Arija, kes ütleb nagu kohe, et on näha suurt kokkupõrget suure tundmatu objektiga, mida üritatakse pingsalt varjata. Tahtliku õnnetuse põhjustamist ei ole küll näha, aga asjaolude varjamisega on seotud poliitilised teed. On näha kapten Aavo Pihti pääsemist hukkunud laevalt ja varjamist Rootsis. Kapten Aavo Pihti on näha elavate seas Rootsis jätkuvalt. Laeva merepõhjast üles tõstmist ei ole näha, filmitegijate karistust ei ole näha. On näha, et avastatakse uusi asitõendeid lisaks neile, mis juba olemas on ja uurimine pikalt aega võtab, kuid on näha ka edukat lõppu. Nii et selline lugu siis, selline küsitlus siis minult 4 Teatajas. Nii et siis selline ülevaade siis oktoobrikuu ajakirjadest Müstilised lood ja lemmik, kus on minu intervjuud sees ja siis ka 2. oktoobri 4 Teatajas, nii et soovitan kõigil osta, tellida, lugeda. Mina olen Illar Kohv Viinavalt.